Nii, tere hommikust. Kell on saanud 10 ja kaua oodatud infopäev ongi algamas. Nii kaua, kui inimesi siin järjest liitub meiega, hakkan juba vaikselt sissejuhatusega pihta. Ma loodan, et mind on kenasti kuulda. Kui nad siin ka olid, siis kõigil sai pannud tähele, vaataks, kui selle grilli juures seisima mõlemad. Kellelgi on nüüd mikrofon sees, igaks juhuks ütlen. Lähen edasi, et ma loodan, et slaide on näha ja mind on kenasti kuulda. Mina olen Merike Koppel Tarbijakaitse Tehnilise Järelevalve Ametist ja miks TTJA? Sellepärast, et meie hakkame siis tegema järelevalvet nii keskkonnaväidete üle kui erinevate tegelikult nõuete üle, mida siis uus direktiiv meile kaasa toob, aga sellest järgemööda. Minuga siin ruumis on tegelikult veel inimesi Kliimaministeeriumist, Kadri Koemets, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist Mari-Liis Aas ja Mikk Merila TTJA-st, et kellega me siis pärast kamba peale proovime küsimustele vastata, mida ma loodan, et teil tuleb ja saame seda aega kenasti kasutada. Alustuseks ütlen kohe seda ka, et me salvestame. Me salvestame, et me saaksime seda minu juttu pärast taas esitada, kui on vaja jagada nendega, kellel täna ei olnud võimalik osaleda. Kui teie küsite küsimusi, siis seda me ei taas esita, neid teie küsimusi ja teie pilti, teie häält, et võite julgesti küsida, et ärge seda peljake. Aga et seda oleks kõike mugavam teha, siis me oleme niimoodi planeerinud, et meil on eraldi aeg küsimusteks. Ja kuna ettekandega on tihti ka niimoodi, et järgmisel slaidil saab küsimus vastatud, siis teekski seekord nii, et küsimused on siis selleks ette nähtud ajal ja selleks me oleme aega planeerinud. Kui küsimusi on palju ja me ei jõua kõigile vastata, siis me saame seda teha kirjalikult järgi. Kirjalik järgi meil on teie meilid olemas, saadame teile ka slaidid, et saate neid siis hiljem uuesti lugeda ja sealt neid näiteid vaadata, kui see peaks vajalik olema. Ja võite saata küsimusi ka siia vestlusesse, chatti, et siis sellel hetkel, kui need teil tekivad ja siis küsimuste ajal, küsimuste-vastuste ajal me siis hakkame järjest neid ette võtma. Et tõesti, meil on väga palju registreerinud, et selles mõttes ma ei oskagi öelda, kui palju neid küsimusi tuleb. Et juba siis ennetame, et ajaliselt, kui ei mahu, et siis teil on vastus olemas, mis juhtuma hakkab. Nii, aga siis natukene tänasest päevakavast ka. Ja tuli kenasti järgmine slaid. Et mina olen planeerinud teha enda esituse kuni 11:50, kus me räägime siis tarbijakaitseseadusesse tulevatest muudatustest. Ma saan aru, see on tehniline info, et meil on üks direktiiv, tuleb erinevaid nõudeid, kohustusi, uusi põhimõtteid kahte erinevasse seadusesse. Meie oleme neid niimoodi eristanud, et tarbijakaitseseaduse muudatustest räägin siis mina, mis puudutab keskkonnaväiteid ja siis teeme väikse jalasirutuspausi, sest 3 tundi on pikk aeg koha peal istuda ja kell 12 jätkab hea kolleeg Aleksandra Justiits- ja Digiministeeriumist ja räägib siis võlaõigusseaduse muudatustest. Et saate siis ka sellest natuke rohkem teada, sest et minule teadaolevalt on see selline esimene suurem info jagamise ring võlaõigusseaduse muudatusest, mis tegelikult ka septembrist jõustuvad. Nii et saate ka need ära kuulda. Ja etteruttavalt, enne kui ma lähen siis slaididesse ja rohkem seda tehnilist osa ei räägi, lihtsalt ütlengi, et kui tänase
infopäeva käigus, sest meil on hästi laiale ringile hästi üldised näited, et kui tekib huvi, ma tean, siin on täna liitude esindajaid kuulamas, arenduskeskusi, et andke mulle julgesti märku, et soovite, et me tuleksime rääkima mõnele infopäevale ja konkreetselt siis juba teie liidu eripäradega arvestades, eks me oleme siin juba majutusettevõtjatele käinud rääkimas ja erinevates gruppides veel, et hea meelega tuleme, sest meie huvi on ka, et võimalikult palju ettevõtjatele seda infot jagada. Kes täna juba mitmendat korda mind kuuleb, siis oskab võib-olla küsida juba ka spetsiifilisemaid küsimusi, et sellest pole ka hullu, et kordamine tarkuse ema. Nii, tehnilise poole pealt kõik, lähen edasi siis sisu juurde. Üks slaid üldharimiseks ka teile, ärge pange pahaks siis, et on tehtud selline analüüs Maailma Majandusfoorumi poolt, mis siis on ära hinnanud erinevad globaalsed riskid, mis meid ees on ootamas. Ja kui me vaatame siin 2 aasta vaadet, siis ehk see pilt, kus me täna nagu elame, mis on need meie globaalsed riskid, mis meid ühiskonnana tervikuna ees ootavad, siis on see pilt natuke teine, kui me näeme seda, mis on 10 aasta pärast, ehk et kogu see keskkonnavaade, keskkonnateadlikkus, ökosüsteemid, kõik see on hästi oluline teema, millele me peame siis juba täna ja juba ka varasemalt otsa vaatama ja tegelema ja seda ka regulatsioonide poolelt. Ja regulatsioonide poolelt on ka siis see vaade oluline, et neid erinevaid keskkonnamärgiseid on maailmas väga palju. Juba ainuüksi Euroopa turul on üksnes 200 erinevat keskkonnamärgist. No siin on ainult mõned näited kirjas. Ehk et see pilt on väga kirju. Neid kasutatakse oma toodete kuvamiseks, turundamiseks, esile tõstmiseks väga palju. Ja orienteeruda nendes on üha raskem ja raskem. Ja siin on siis mõned näited, mis me oleme koondanud keskkonnaväidetest, mida me oleme ise märganud meie ümber siis Eestis. Et mida siis erinevad tootjad väidavad oma toodete kohta. Ja kuidas me üldse oleme tänasesse päeva jõudnud, sai see alguse juba aastal 2019, kui lepiti kokku siis Euroopa roheline kokkulepe või kuidas neid keskkonnaalaseid eesmärke siis täita. Ja sellega seoses siis aastal 2020 tehti Euroopa Komisjoni poolt uuring, millest siis järeldus, et 53,3% keskkonnaväidestest on eksitavad ja 40% olid üldse põhjendamatud. Ja et siis seda pilti selgemaks Euroopa Liidu tasandil teha, tarbijatele lihtsamaks ja ausa konkurentsi tagamiseks siis olukorda reguleerida, siis algaski 2022 selline tarbijakaitseõiguste ajakohastamise protsess pihta, mida me täna siis teame tarbijate võimestamise direktiivina ja mis peaks rakenduma siis 27. septembril sellel aastal üle liikmesriikide, et igal pool ühtemoodi. Ja vahepeal alustati ka roheväidete direktiivi siis sõnastamist ja kokkuleppimist, kus siis oli eesmärk leppida kokku keskkonnaväited, millisel juhtudel kindlamad nagu põhimõtted ja reeglid, et kui
kui see tarbijate võimestamise direktiiv pigem ütleb, et mida ei tohi ja edaspidi teha, siis roheväidete direktiiv justkui andis selle sisu, et kuidas siis tohib ja tõi ka erisusi suurtele ja väikestele ettevõtetele, aga see on hetkel pausil ehk et kogu selle bürokraatia vähendamise ja lihtsustamise protsessi vaates on Euroopa Komisjon otsustanud, et praegu neid rangeid piire ei seata, mis tähendabki, et meil on olemas üks direktiiv, millega me peame siis hakkama saama ühel või teisel viisil. Mis see tarbijate rohevõimestamise direktiiv siis on? Räägin kahe sõnaga sellest ka, et kõikidel meie tänastel näidetel ja väidetel on ju ka mingisugune alus ja see ongi see direktiiv. Ja sellega muudetakse siis ebaausate kaubandustavade direktiivi, mis on tegelikult juba aastast 2005 olemas ja võib öelda, et tegelikult reguleerib ka keskkonnaalaseid väiteid samamoodi siiamaani juba on need nõuded olemas. Lihtsalt need ei olnud nii selged ja oli väga palju sellist halli ala nii-öelda, mis võimaldaski meil erinevaid keskkonnamärgiseid kuni 200, eks, et tegi seda nagu regulatsiooni mõttes keskkonda nagu segasemaks. Ja nüüd siis selle direktiiviga proovitakse siis seda selgemaks teha. Ja eesmärk, nagu ma juba ütlesin, on esiteks siis ausa konkurentsi tagamine, rohepesu vastu võitlemine ja tarbijatele siis selgema pildi loomine, aga ka reguleerida siis tarbija ja kaupleja vahelisi suhteid ehk et siin see ei reguleeri kuidagi ettevõtjate vahelisi suhteid. Ja nagu ma ka mainisin, et hõlmatud on siis kõik ettevõtted, et seal ei ole erisusi väikestele, väga väikestele ja suurtele. Ja eesmärk ühe lausega, et info, mida kaupleja annab tarbijale keskkonnaväidete osas või keskkonnaalase info osas, peab siis olema usaldusväärne, see ei tohi tarbijat eksitada ja kestlikkusmärgised peavad olema siis selged ja sertifitseeritud, et need ei tohi põhineda ainult enesedeklaratsioonil. Nii palju üldist sissejuhatust, miks me oleme täna siin, kus me oleme. Ja nüüd ma lähekski näidete juurde ja räägiks juba konkreetsemalt, et millised muudatused siis kaasnevad ja kuidas selleks valmistuda vähemalt siis nii palju, kui me oskame täna järelevalveasutuse vaates ja ministeeriumite vaates, kes seda protsessi on vedanud Eestis, teile välja tuua teie varasemate küsimuste, praktikate ja murekohtade pinnalt siis. Nii, et üldse orienteeruda selles edasises maailmas, siis on vaja vahet teha, mis on keskkonnaväide ja milline on üldine keskkonnaväide. Et kuna me räägime siin ju ikkagi seaduse muudatusest, siis paraku ei saa me ka ilma definitsioonideta, peame neid natuke lahti kirjutama. Keskkonnaväide on siis sõnum või ka kujutiseks, et mis väidab, et toode või tootekategooria, kaupleja, et siis selle mõju keskkonnale on soodne või puudub üldse või et see on vähem kahjulik kui teised. Ja üldine keskkonnaväide on siis selline väide, mis ei sisaldu kestlikkusmärgisel, ehk tal ei ole ühtegi protsessi taga ja mille puhul siis väitekirjeldusest ei ole võimalik selgelt aru saada, mis see täpne nagu sisu on, vähemalt mitte samal kandjal. On see siis pakend, reklaamilõik, mis iganes võimalus.
Ja siin ka siis mõned näited, et oleks kohe aru saada, et üldine keskkonnaväide on kliimasõbralik pakend näiteks. Ja kui me tahame seda sama asja öelda, siis nii, et see oleks konkreetselt ja selgelt välja toodud, siis me saamegi öelda, et 100% selle pakendi tootmiseks kasutatud energiast pärineb taastuvatest energiaallikatest. Ja see mõte ongi siis see, et inimene, tarbija, kes seda toodet ostab, saab siis aru, mida see kliimasõbralik siis tegelikult nüüd tähendama peaks tema jaoks, kes ta seda toodet ostab. Ja sama näide siis ka loodussõbraliku toote pinnalt. Ja oluline ongi siis teada, et selle direktiiviga keelatakse ära üldised keskkonnaväitled, mida kaupleja ei suuda tõendada siis seda tunnustatud suurepärast keskkonnatoimet, näiteks Euroopa Liidu ökomärgisega. Ja see keskkonnaväide, isegi kui ta on tõendatud, siis näiteks selle ökomärgisega ei tohi olla kuidagi tarbijat eksitav ja kaupleja peab siis olema valmis, kui Eesti kontekstis, siis meie asutusele tõendama, et see väide on tõene. Ja siit ka kohe meie tuvastatud erinevad kilekotid, mida oleme proovinud siin ümber töödelda niimoodi, et ei oleks kuidagi brändiga seostatav, aga üks on siis täpne keskkonnaväide ja teine on siis üldine keskkonnaväide, mida siis sellisel kujul septembrist enam olla ei tohiks. Nüüd ma toon mõned näited veel päris elust, mitte Eesti kontekstist, jällegi lihtsalt, et oleks võimalikult lihtsalt seda põhimõtet võimalik teile selgitada ja ka samas, et need näited on päris elust, et need ei ole välja mõeldud. Nii, siin on siis üks väide, mida siis kaupleja on öelnud, et kõik meie telgid on valmistatud taaskasutatud polüestrist. Kui nüüd siis sinna sisse vaadata, siis selgus, et tegelikult ei sisalda osa nendest telkidest üldse taaskasutatud sisu ja ükski toode ei sisalda rohkem kui 50% taaskasutatud polüestrit. Ehk see väide on eksitav ja ei anna nagu tõest infot siis tarbijale, mida see polüestri sisaldus siis ja taaskasutatud osa just tähendada võiks. Et kaupleja lähtus siis asjaolust, et üks kanga tarnija saatis info partii juurde rohelisem, kuna on taaskasutatud. Ja siit siis need järeldused, mida võiks arvestada sellisel juhul, et väidet valmistatud taaskasutatud polüestrist ei tohi kasutada, kui tooted sisaldavad vaid väikest osa taaskasutatud kiudu, et see info ei vasta tõele ja on eksitav. Väite esitamiseks peab olema alati kontrollitav alus ja kasutada võib täpseid väljendeid, näiteks sisaldab 30% taaskasutatud polüestrit ja siis tuua juurde ka, mille kohta see täpselt see väide käib, et kas me räägime siin, ma ei tea, võrgust, kogu telgist, alumisest pinnast, et mida siin mõeldud on, kui seda on võimalik eristada. Ja ehk siis kaupleja jaoks oluline on see, et tema peab tagama, et tema e-poes ja ka füüsilises poes olevad tooteandmed ja keskkonnaalased väited oleks tõesed. Siis järgmine näide. Siin see pilt on natukene poolik meil jäänud, aga seal oli, et 100% taaskasutatud materjalist jalanõud. Ja seda ei tohi sellist väidet kasutada, kui tegelikkuses on taaskasutatud materjalist ainult tald. Ja siin on siis oluline meeles pidada, et ka edasi müüa ei tohi siis korrata sellist eksitavat väidet, kui näiteks tootja ei ole nõus seda väidet muutma. Et nagu ma ütlesin, siis see arusaadavalt, eks ju, ma ei tea, mõtleme nende tossude peale, mis seal on, et
suure tõenäosusega need ei ole Eestis toodetud. Ütleme näiteks, need on toodetud või see tootja asub Saksamaal, siis ka temale kehtib seesama direktiiv ja ta väga hästi siis teab, et need nõuded alates septembrist on ja ehk siis tootja peab suutma juba siis tagada need mitteeksitavad väited oma toote juurde. Ja üks näide voodite maailmast. Siin on väite eelduseks siis see, et väidetud on, et raam on valmistatud jätkusuutlikult hangitud puidust. Ja ka siin on oluline siis meeles pidada, miks meil see näide on, lihtsalt need väited on nii erinevatest ooperitest üldse ja valdkondadest, et kõike, mida saab väita, tegelikult ju ka väidetakse, on ju, et siin on siis oluline meeles pidada, et kui näiteks tarneahelas toimuvad muudatused, et ka siis peab tarnija sellest kauplejat teavitama, et ka selline väide vastaks tõele. Näiteks kui puit enam ei ole jätkusuutlikult hangitud, siis tuleb see teave ka kauplejale edastada. Ja siin on üks näide siis nõudepesulappidest, kus oli märgistatud kui komposteeritavad. Nõudepesulappide etiketid loob ja kinnitab tootja. Kui nüüd tarbija loeb seda märgistust ja tootja edastatud info, siis ta võib aru saada, et lappi võibki komposteerida kodustes tingimustes sarnaselt siis tavapärasele biolagunevale materjalile. Tegelikult see konkreetne lapp on komposteeritav ainult tööstuslikes tingimustes ja tootja märgistus seda ei selgita. Tarbijal puudub seega oluline teave, mis on selle väite mõistmiseks oluline ja ilma milleta siis keskkonnaalane väide eksitab. Ehk siin tuleks siis seda väite sisu vastavalt pakendil täpsustada, kui tahta öelda, et need nõudepesu lapid on komposteeritavad. Sellised näited leidsime siis väljatoomiseks teile siia, lihtsalt illustreerimaks seda, mis on lubatud ja mis ei ole lubatud. Ja ma nüüd natuke selgitan siis juurde seda direktiivi sisu teile ka, et kes on juba tutvunud, väga tubli, sellega saab tutvuda ka meie kodulehel on see info olemas, sellest ma natuke lõpus räägin juurde ka. Aga siis direktiiv keelab ära igal juhul keelatud kauplemisvõtted. Ja nendeks siis on üldised keskkonnaväited, mille suurepärast keskkonnatoimet ei ole tõendatud. Ja nüüd jõuame selle mõiste juurde suurepärane keskkonnatoime. Ehk siis üldise sisuga väide, kui me tahame midagi väga üldiselt öelda, peab vastama siis asjakohase ökomärgise nõuetele, näiteks Euroopa Liidu ökomärgis või Põhjamaade luik või siis kõige kõrgemale standardile, mis siis vastava toote või teenuse suhtes Euroopa Liidus kehtestatud on. Et kohe näitena toongi siin juurde sõna energiatõhus, mis on muidu üldine keskkonnaväide, aga seda on lubatud toodetele lisada küll ja siis, kui see toode kuulub seda tüüpi toodete energiatõhususe kõrgemasse klassi, näiteks kui me mõtleme siis igasugused majapidamis, kodupidamis, elektritooted, masinad, just, et kui nad on klassi A kuuluvad, siis nendel võib öelda energiatõhus ja see ei ole kuidagi direktiiviga vastuolus. Ja tegelikult tõime siin välja ka näite, et erinevaid standardeid võib olla, mis ei kuulu direktiivi kohaldamisalasse, sest neil on mingi eriregulatsioon. Siin on üks näide ka toiduga seonduvatel tegelikult märgistel ja väidetel on eriregulatsioon, et need ei kohaldu selle direktiivi alla. Et kui keegi tahab öelda, et tema mesi on looduslik, siis selleks on tal eriregulatsioon ja
ja TTJA seda väidet ei hinda selle direktiivi ja tarbijakaitseseaduse alusel siis. Nii, siis on keelatud kauplemisvõtted, kus kestlikkusmärgis ei põhine sertifitseerimisskeemil või mida ei ole kehtestanud avaliku sektori asutus. Ja see on seesama, et meil ei oleks neid ise deklaratsioonil põhinevaid märgiseid, millest ma alguses ka mainisin. Ja kestlikkusmärgiste eesmärk on eristada, edendada toodet, protsessi või üldse ettevõtet just selle keskkonna või siis sotsiaalsete omaduste poolest. Et neid märgiseid kasutatakse, see on väga tore, et kasutatakse ja need on ära reguleeritud, siis milliseid võib kasutada edaspidi. Ja see sertifitseerimisskeem ise peab olema siis kõigile kauplejatele kättesaadavad, kes suudavad neid skeeminõudeid täita. Nõuded töötab välja skeemi omanik, olles siis ise konsulteerinud ekspertide ja huvigruppidega. Skeemil peab olema menetlus rikkumise kõrvaldamiseks ja kindlasti siis peab olema kolmas isik, kes on kauplejast ja skeemi omanikust sõltumatu, kes siis hindab seda kaupleja vastavust skeemi nõuetele. Nii. Siis direktiiv ütleb, et reklaamida ei tohi toodet või ettevõtet keskkonnasõbralikuna, kui me tegelikult saame rääkida vaid sellest, et osa tootest või ettevõttest on keskkonnasõbralik. Et siin ongi siis selline nagu kõige levinum näide võib-olla, et kus öeldakse, et toode on siis ringlusse võetud materjalist, aga tegelikult on ringlusse võetavast materjalist ainult valmistatud kas tootepakend või pudeli puhul näiteks üldse ainult kork kogu sellest tootest. Siis on keelatud selline väide, et toode on keskkonnale kuidagi kasvuhoonegaaside seisukohast neutraalse, väikese või positiivse mõjuga, kui see põhineb kasvuhoonegaaside heite kompenseerimisel väljaspool vastava toote tootmist ja tarnet. Keelatud näide ka juurde toodud, et see lend on kliimaneutraalne või pakivedu on süsinikneutraalne, kui see väide põhineb süsinikheite kompenseerimisel. Et tegelikult siis peab see väide põhinema reaalsel heitmete vähendamisel, mis on ka siis järelevalveasutusele tõendatav. Ja toome siia juurde ühe näite, mis on lubatud, et oleks aru saada see vahe, et näiteks, et oleme vähendanud oma CO2 heidet 40% ja lisaks toetame kliimaprojekte, mis aitavad vähendada heidet mujal. Et selline väide on lubatud. Siis on keelatud esitada tooteomadust või siis ka ettevõtet näiteks kuidagi eristavana, kui vastav omadus on kogu tootekategoorial õigusaktidest tulenevalt kohustuslik, et see kuidagi ei ole ainult sinu konkreetse tootega seotud. Näiteks siis keeld reklaamida, et toode ei sisalda tervisele ohtlikku kemikaali, kui tegelikult see toode mitte kunagi ei saa näiteks sellist ohtlikku kemikaali üldsegi sisaldada, sest see on keelatud nende sama kategooriate toodete puhul. Ja siis toome ka selle siin välja, et keskkonnahoidlikud riigihanked siia alla ei kuulu, sest need on suunatud siis ettevõtjatele, mitte siis ettevõtjalt tarbijale. Nii, siis on keelatud enneaegse vananemisega seotud väited, kus öeldakse, ma ei tea, esitatakse valeväiteid kuidagi toote vastupidavuse kohta tavapärastes tingimustes, aga tegelikult see toode nii vastupidav ikkagi ei ole. Või siis näiteks tarbija eest sellise info varjamine, et tarkvara uuendus mõjutab kuidagi negatiivselt toote toimimist või üldse selle kasutamist. Ja toote esitlemine nii, nagu seda oleks võimalik parandada, aga kui seda tegelikult võimalik teha ei ole, et kõik selliselt enneaegse vananemisega seotud väited on siis samuti keelatud.
Ja siis on eraldi toodud sellised väited, mis võivad olla keelatud, aga ei pruugi, ehk et need on juhtumipõhiselt hinnatavad, nagu kus siis alati tuleb vaadata seda eesmärki, väidet, toodet, teenust konkreetsemalt just, mida ei ole võimalik siin üheselt mõistetavalt välja tuua, aga selliseid olukordi kindlasti on. Näiteks siis tarbijale sellise kasu reklaamimine, mis ei seostu otseselt toote või teenuse või ettevõtte omadustega. Alati oleme toonud neid näiteid, näiteks plastivaba paberileht või gluteenivaba pudelivesi, mida siis pole olemas maailmas üldse, aga võib-olla mõni tarbija ostaks, sest seal on kirjas, et gluteenivaba pudelivesi. Siis sellised alusetud tulevikku suunatud keskkonnatoimega siis seotud väited ja just nimelt siin on rõhksõnal alusetud, et näiteks lubadus siis saavutada aastaks 2050 süsinikneutraalsus, aga ettevõte ise selleks pole ühtegi sammu astunud, vähemalt ühtegi sammu, mida reaalselt saaks nagu tõendada. Ehk siin on hästi oluline juurde see rakendus või tegevuskava, kui sellist tulevikku suunatud väidet välja tuua ja loomulikult siis jällegi see kolmas sõltumatu isik peab kontrollima seda eesmärkide saavutamist. Ja nõuded kolmandale isikule on väga üldised direktiivi järgi. Seal ongi öeldud, et see peab olema kauplejast sõltumatu, tal ei tohi olla huvide konflikti, peavad olema kogemused keskkonnateemadel ja järeldused siis tema siis arvamusest või kontrollist peavad olema siis tarbijale kättesaadavad. Ja kui nüüd on selline olukord, kus me tahame tootjatena või kauplejatena võrrelda mingisugust toodet või teenust ja anda teavet siis selle kohta, siis tuleb silmas pidada, et võrrelda tuleb alati toodet, millel on sama otstarve ja võrdluseks kasutada alati sama meetodit, et siis on need asjad omavahel võrreldavad ja neid võib välja tuua, kui siis kuidagi rõhutada tarbijale, et minu toode on mingisugune keskkonnaalane joon positiivsem siis. Seda, kes vastutab, on meie käest ka väga palju küsitud. Ja ma tegelikult juba oma siin slaidide põhjal olen siin rääkinud ka erinevatest osapooltest, eks ju, tootja ja siis kaupleja, et nad ei pruugi alati olla ju sama isik. Ehk siis kehtib tegelikult senine praktika nagu mis iganes väidete puhul, mis siis tootele on pandud. Üldprintsiibis vastutab ebaausa kaubandustava kasutamisest tootja või teenuseosutaja. See, kes saab siis otsustada seda, milline see pakend, reklaam, toote sisu, teenuse sisu välja näeb. Sest jaemüüjatel puudub üldjuhul otsustusõigus müüdavate kaupade koostiste ja esitlusviiside osas, ka pakendikujunduse osas. Siin oma märgise tooted muidugi on erand, aga jaemüüjatel on siis alati võimalus pöörduda tootjate poole ja anda see info edasi ja järelevalveasutusel on alati võimalus siis pöörduda jaemüüja poole ja öelda, et nõuetega vastuolus oleva toote müük tuleks lõpetada. Jaemüüjal lasub siis vastutus juhul, kui ta ise lisab juurde väiteid, mida tootja pole toote kohta öelnud. Ja kuna me elame väga piiriüleses maailmas ja kaubad tulevad ühest riigist ja müüme neid teisse riiki, kõik on omavahel seotud, siis ka siin ei erine kuidagi TTJA järelevalve praktika, et piiriüleste rikkumiste korral me teeme koostööd teiste riikide tarbijakaitseasutusega, saame võtta see minu näide, see Saksa jalatsite tootja näide, saame võtta ühendus Saksa jalatsi tootjaga ka läbi Saksa tarbijakaitseasutuse ehk et siin ei ole meie jaoks midagi uut
ja selliselt see koostöö tegelikult toimib liidu piires. Nii et siin peaks tegelikult siis jah kehtima senine praktika, nagu see on alati olnud. Nüüd ma natukene räägiksin juurde ka direktiivist tulenevate nõuete rakendamisest, sest direktiiv ei ole veel Eestis üle võetud. Et avalik kooskõlastamine on lõppenud, ettevõtjad ja erialaliidud sinna ka arvamust avaldasid, oma mõtteid välja tõid, mis meeldib, mis ei meeldi. Direktiivi ülevõtmine on hetkel pooleli. Me pidime selle üle võtma Eestis 27. märtsiks. Hetkel on menetlus pooleli ja seal on täiesti adekvaatne põhjus, et ei ole tegemist kuidagi ressursipuudusega või et keegi poleks viitsinud tegeleda. Lihtsalt ei olegi, meil on praegu tõesti seal pooleli vaidlus, et kas anda üleminekuaeg ettevõtjatele, mida on küsitud või mitte anda. Ja küsimus ei ole selleks, et keegi tahaks seda anda, lihtsalt direktiiv seda ei luba. Aga Riigikogu tahab tulla vastu ettevõtjate ootustele, nii et tänase päeva seisuga me ei tea, kas see aastane üleminekuaeg tuleb või ei tule. See on alles otsustamisel, aga kõik sisendid on antud, ka sõnastuse ettepanekud, et kuidas ta siis sel juhul võiks olla. Lihtsalt me teame siis, et me võtame direktiivi üle niimoodi, et me oleme nagu vastuolus sellega ja mis see tähendab Eesti riigi jaoks, tähendab rikkumismenetlust. Ja rikkumismenetlusega võivad kaasneda trahvid, et sellepärast ei ole seda veel tahetud otsustada, aga ma usun, et see lähiajal selgub ja siis kindlasti sellest kuulete teie ka ettevõtjatena, et kas siis meedia vahendusel, liitude vahendusel, ministeeriumite vahendusel, et lihtsalt täna see ei ole veel selge, aga ma tahtsin selle teieni välja tuua. Ja direktiiv ise siis peaks rakenduma 27. september 2026, kui Eesti riik otsustab teha ülemineku aja pikema, siis see kuupäev lükkub edasi mingiks teiseks kuupäevaks, mida ma täna ei oska öelda, aga kuna mul seda kindlust ka veel ei ole teile öelda, siis on siin see rasvane kuupäev välja toodud ja arvestame praegu sellega. Ka TTJA ei ole õnnetu, kui see ülemineku tähtaeg pikeneb, et selles mõttes win-win kõigile. Ja need, aga jah, selles siis kuuleme siin, ma usun juba lähiajal, et läbirääkimised käivad. Ja need keskkonna väidetega seotud muudatused lisatakse siis tarbijakaitseseadusesse, kus on ka teised siis kauplemisvõtted reguleeritud, et see on väga loogiline, sinna need jõuavad. Järelevalvepädevus TTJA-l. Nüüd ajaliselt, jah, meie tänane siis koos infopäeva osa räägib võlaõigusseaduse muudatustest, mille töötas välja Justiits- ja Digiministeerium ja just sellepärast, et need muudatused tulevad siis võlaõigusseadusesse, millest see ministeerium vastutab ja nendest siis kuuleme peale pausi täpsemalt, aga järelevalvepädevus on samuti TTJA-l, nii et seal siis meie jaoks on teada, mis muudatused tulevad, aga kuna ma kahtlustan, et ettevõtjad pole väga palju sellest muudatusest kuulnud, siis ma palusin, et jah, Aleksandra tuleks räägiks nendest ka teile. Et saate siis pärast ka selles osas küsimusi küsida. Siis direktiiv toob välja ka nõuded karistusele. Ja kui täna on tarbijakaitseseadusest tulenev maksimaalne trahv 400 000 eurot, siis
direktiiv, mis ei ole ka kuidagi erakordne selle direktiivi puhul, toob kaasa trahvimäärade tõstmise siis 4% kuni 4% kaupleja aasta käibest või kuni 2 miljonit eurot. Ja seda siis suurte ja laiaulatuslike rikkumiste puhul, mis siis eeldab väga suuri mahte mitmes liikmesriigis ja sellist suurt rikkumist, suurt kahju tarbijatele. Nüüd, kui me vaatame meie järelevalvepraktikat, siis ütlen kohe ära, me ei ole trahve TTJs määranud, ei ka neid maksimaalsele ligi lähedalegi mitte, et kauplejad on saanud oma puudused kõrvaldatud ja me oleme pidanud sunniraha määrama, me oleme pidanud e-poode, veebilehti sulgema, aga me ei ole pidanud kunagi tegelema siis trahvidega. Et vähemalt senine praktika on selline, kui me vaatame seda valdkonda nagu eksitavad kauplemisvõtted, seda mõju siis tarbijale, konkreetselt järelevalve rikkumist ja siis järelevalveametniku tööd ja ressurssi, mis sinna tuleb panna, siis me ei ole pidanud täna ühtegi trahvi veel määrama. Ja tegelikult ka, kui me räägime nüüd konkreetselt nendest keskkonnaväidetest, mis siis jõustuvad kas siis nüüd septembris või natuke hiljem Eesti kontekstis, siis esmane fookus ka meil on selgitustööl, rikkumiste kõrvaldamisel, mitte trahvide määramisel, et seda ma olen ka korduvalt välja öelnud ja julgen öelda täna ka. Kuidas siis valmistuda kauplejal, ettevõtjal, tootjal, teenusepakkujal? Kontrollige üle oma olemasolevad märgised ja väited. Kui on vaja, taotlege sertifikaate. Euroopa Liidu ökomärgis näeme juba praegu, et selleks on ettevõtted juba aktiivselt Keskkonnaagentuuri poole pöördunud, kes seda ökomärgist väljastab. Ja Keskkonnainvesteeringute Keskuselt on võimalik taotleda ka toetust selleks, et selle märgiseni jõuda, et seal on vaja oma protsessid teha, võib-olla midagi ümber hinnata, ma ei tea, tootmisprotsessis mingisugused tarned üle vaadata vaja, et erinevaid nüansse, mis sellega võib kaasneda ja selleks on siis võimalus Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ka raha küsida. Siis turundustiim, kuna turundustiim on see, kes just neid väiteid ka välja mõtleb ja ka erinevad siis, ma ei tea, kestlikkusega tegelevad inimesed suuremates ettevõtetes. Lihtsalt meie see nüüd ligi paariaastane kogemus näitab, et just turundus ja kestlikkusspetsialistid on meie poole pöördunud ja me oleme väga palju ettevõtjatega tõesti kaasa mõelnud. Okei, nii ei tohi, aga kuidas siis tohib, mis me teeme? Et nii palju, kui meie ressurss võimaldab ja meie poole on pöördutud, oleme igal juhul alati kaasa mõelnud. Ja olenemata sellest, mis nüüd Riigikogu otsustab selle kuupäeva osas, meie poole võite pöörduda juba praegu oma küsimuste ja murede ja näidetega, sest ja ma saangi aru, kui te seda siin suures ringis kõik täna teha ei taha, need on väga spetsiifilised ja mõned on ka võib-olla seotud, ma ei tea, ärisaladusega või kuidagi mingisuguse oma ägeda mõttega, et siis saab seda teha individuaalselt ka ja julgustan pöörduma ja tõesti on väga palju pöördutud ka. Sellepärast, et tänase teadmise pinnal direktiiv siis keelab nõuetele mittevastavate toodete ja teenuste siis müügi alates 27. september 2026. Ja siin ma toon välja ka ühe näite aegsest valmistusest.
või kuidas siis ka suur ettevõte nagu Apple on oma kommunikatsioonisõnumeid ümber hinnanud. Et näiteks siis, kui Apple tuli 2023 vist välja oma uue Apple Watchi turundusega, siis ta keskselt tõigi sellise müügiargumendi või turundusväite, et need Apple'i tooted on süsinikneutraalsed ja aastaks 2030 on üldse kõik Apple'i tooted süsinikneutraalsed ja see oli nende keskne müügiargument. Siis tegelikult hilisemad Apple'i kellade mudelid ei ole enam neid müügiargumente välja toonud, sest tegelikkuses ei ole hilisemad mudelid väiksema jalajäljega, süsiniku jalajäljega, vaid tegelikult on see süsiniku jalajälg hoopis kasvanud, mis tõttu neil on nagu keeruline tõendada ja põhjendada seda väidet, et süsinikneutraalne ja lisaks sellele süsinikneutraalsus nendel toodetel tugines ka olulisel määral kompenseerimisel, eelkõige siis süsinikukrediitidel, mitte reaalselt tegelike heitmete vähendamises tarneahelas. Ja just nimelt siis kogu see Euroopa karmistuv regulatiivne keskkond, kohtuvaidlused erinevate väidete üle on siis selgelt mõjutanud seda, kuidas Apple oma tooteid turundab. Ta on otsustanud siis keskkonnaväidete osas oma turundus siis kuidagi tagasihoidlikumalt sõnastada. Ja võib-olla see ongi siis nagu ka üks näide, kuidas tõesti siis selline suurem trend, kus ka suuremad ja kogenumad ettevõtted siis oma üldisi roheväiteid vähendavad ja liiguvad siis konkreetsema ja mõõdetava keskkonnakommunikatsiooni suunas, et see on ju alati valik, kas ma kuidagi kommunikeerin keskkonna hoidlikkust, säästlikkust, teadlikkust või ma seda ei tee ja kui ma seda tahan teha, siis kuidas ma seda teen, et see tegelikult on hästi palju nüüd ettevõtja enda valik, sest keegi ei ole üldse kohustatud kasutama neid keskkonna väiteid ja lihtsalt need annavad täna ikkagi turul mingisuguse eelise teatud kliendi segmendis ja sellepärast on oluline selle peale mõelda. Nii, hästi huvitav on esineda ja rääkida, kui ühtegi inimest ei näe ja üldse aru ei saa, kas keegi mõistab, mida ma ütlen, aga ei ole midagi, saan hakkama. Järgmiseks on meil valmistatud ette küsimused, mida te meilt küsisite. Me oleme nii tänulikud nende küsimuste eest, neid on liiga palju, aga need annavad meile ka selle nagu võimaluse ennem läbi mõelda neid päris elu olukordi, mis ettevõtjatel täna laual on ja teevad ka selle nagu esinemise või infotunni võimalikult praktilisemaks, et saada siis aru, mida ma nüüd siis teha võin, on ju. Ja esimene küsimus, meie lemmikküsimus, kas rohelist värvi võib kasutada üldse enam või on lihtsam, kui ma kõik oma rohelise värvi oma tootespektrist välja võtan. Nii, rohelise värvi kasutamine ei ole keelatud, olgu see välja öeldud ja ta tegelikult ei seondu koheselt keskkonnaväitega, aga ta võib jätta küll keskkonnale viitava mulje, kui ta on koos loodusmotiividega, seal on mingi tekst juures, et võib jätta mulje tõesti, et toode on keskkonnasõbralik, kui tegelikult ta ei pruugi seda olla. Et siin me saamegi öelda, et me anname hinnangu iga juhtumi puhul eraldi.
lähtudes siis täpselt sellest, kuidas siis kujundus keskmisele tarbijale jätab ja uskuge mind, väga paljudes kohtades TTÜ ametnik mõtleb selle peale, mis mulje jätab midagi keskmisele tarbijale. Kui me räägime üldse reklaamidest näiteks, ärme keskendusin keskkonnateemadele, eks ju, et see on hästi oluline aspekt ja me peame seal hinnangut andma ja meie hinnang loomulikult peab siis põhinema ka selliselt, et see on välja kujundatud nii, et vajadusel, kui me peame näiteks kohtusse minema seda siis selgitama, et siis meil oleks see olemas, et see ei ole pelgalt kellegi kõhutunne. Ehk siis ettevõtjale soovitus, ennem kui sa tahad rohelist värvi kasutada, lihtsalt korra mõtle see kujundus üle, et kas see võib kuidagi olla eksitav keskkonna väite mõttes. Tõesti, siin on see keskmise tarbija arusaamine selles kontekstis kõige olulisem aspekt. Nii, siis järgmine lemmikküsimus. Milline seis on siis täna nii-öelda Right Repair või parandamiskohustuse direktiiviga Euroopas ja millal meie tootjad peavad arvestama, et siis tooteid müües peab pakkuma lisaks nende hooldust ja parandamist. Ma pikalt seda küsimust siin lahkama ei hakka. See on tõesti teine direktiiv, mida võtab üle Justiits- ja Digiministeerium. See peaks olema Eesti õigusesse üle võetud 31. juuliks, ehk et see tähtaeg on ju tegelikult homme. Aga see tõenäoliselt hilineb, sellepärast et ma ei tea, et nad oleks sellega üldsegi jõudnud valitsusse, ma võin siin eksida, aga nad ei ole veel seda lõplikku eelnõu sõnastust isegi valitsusse esitanud ja meie kohtume nendega ka see nädal, et arutada seda, kuidas see järelevalve aspekt seal on ja mõned muud asjad veel, et tõesti, see on hästi oluline direktiiv, mis toob ettevõtjatele väga palju põhimõtteid ja bürokraatiat ja kohustust juurde. Ja mul on kahju, et me selles etapis või täna veel 12. mai ei ole meil isegi nagu teksti, mida jagada nagu avalikult, aga ühel hetkel see kindlasti tuleb, ma loodan juba lähiajal ja siis saab juba Justiits- ja Digiministeerium ise ka neid infopäevi korraldada ja kindlasti ka TTÜ oma kodulehel siis vastav info üles paneb. Et selles suhtes täna lihtsalt ei ole veel seda lõplikku teksti, mida nagu jagada. Nii, siis tuli selline küsimus, mis puudutab siis seda, kuidas ettevõtja tagantjärgi peab hakkama oma siis materjali. Ma eeldan, et siin on siis mõeldud ka nii pakendid kui kõik see, mis veebis on leitav, eks. Et kas varasem toode võib siis jääda nii-öelda vana pakendiga ja uus toode siis nii nagu septembris kirjas on. Siis tegelikult see on hästi selgelt ka Euroopa Komisjon välja öelnud, et kuigi see jõustub 27. september alles, kohalduvad nõuded ka juba eelnevalt avaldatud materjalidele, kui nad on siis peale 27. detsembrit kättesaadavad ja sama ka pakendi osas, sama veebilehel. Et tegelikult peavad olema tooted nõuetega kooskõlas, aga meie poole on ka pöördunud mures tootjad, kes on just seda sama öelnud, et me ei suuda seda tagada, et me oleme need tooted valmis teinud, nad on poes müügil, kas nad selleks hetkeks ära müüakse, mis siis nagu saab, kas me peame need tooted eemaldama, üle kleepima, et vähemalt meie oleme otsustanud Eesti-siseselt ja seda me oleme ka arutanud Euroopa Komisjoni ja teiste liikmesriikidega, et me kuidagi ei taha minna nagu vastuollu selle direktiivi eesmärgiga, mis on ju keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoid, et
et me hakkaks paluma neid tooteid eemaldada või kalli kuluga üle kleepima, et lähtume siin nagu sellisest mõistlikkuse printsiibist ja vaatame siis igat juhtumit selles mõttes ikkagi kaasusepõhiselt, et mis olukorras need siis tooted seal väljas on. Kui see tekst on veebilehel võimalik ära muuta, siis seda saab ju teha. Arusaadavalt kõiki pakendid poest tagasi kutsuda, kui me räägime siin veel mingist, ma ei tea, šokolaadist või purgisuppidest või mis iganes. Et seda me nagu ei eelda, et keegi hakkaks üle kleepima, kui nad on seal poes juba ennem seda kuupäeva olnud. Et see on nagu, meie oleme järelevalveasutusena ise niimoodi leidnud, et see on mõistlik. Nii, siis on küsitud konkreetselt, et millele järelevalve keskendub. Kas sellele, et ei kasutataks üldse üldisi väiteid loodussõbralik või pigem tõendamisele? Ja millisel kujul siis tohib veebipoes keskkonnahoidlikumana tuua esile tooteid, millel on tõendatud märgis? No nüüd ma tõesti saan siin öelda seda, mida me teemegi, et tarbijale esitatav väide ei oleks tarbijat eksitav, et me keskendume sellele, et keelatud ei ole kasutada siis üldisi keskkonnaväiteid tõesti, kuid see sisu tuleb siis tõendada. Näiteks Euroopa Liidu ökomärgisega. Kui me siin räägime konkreetsest väitest, siis me peame alati ka hindama seda, et siis ökomärgisel oleksid need kriteeriumid olemas. Et kui me räägime näiteks sellest, et Euroopa Liidu ökomärgise kriteerium, mis sellele tootele on antud, looduslikku päritolu ei hinda, siis ei saa ettevõttega kasutada sõna loodussõbralik, et lihtsalt selle märgise peale panemisest tootel ainult ei piisa, et tõesti ka see märgis ise ei tohi eksitada, et tuleb vaadata neid kriteeriume. Ja siis selle loodusliku päritolu puhul, kui on see kriteerium, siis võib tõesti olla, siis võib kasutada väiteid nagu keskkonnasõbralik valik, keskkonnahoidlik valik, väiksem keskkonnamõju. Et see kriteerium on siis Euroopa Liidu ökomärgisega konkreetselt siis ära hinnatud. Nii, ehk siis järelevalve mõttes meie hindame seda, et tarbijale esitatav väide ei oleks kuidagi eksitav ja siis palume alati tõendada seda väidet. Et üldse niimoodi ei saagi küsida, et kas me vaatame ühte või me vaatame teist. Ja me ei plaani ka selleks aastaks vähemalt ühtegi sellist projekti. Meil on olemas ohuprognoos TTÜ kodulehel, kus me oleme toonud välja, millele me igal aastal keskendume, millistele valdkondadele. Et meil ei ole ühtegi projekti, et ma ei tea, tuleme hakkame vaatama toidupoodides mingisugust väidet või läheme turismisektorisse, hakkame vaatama väikseid turismiettevõtteid Kagu-Eestis, et mida nad seal siis lubavad oma puhta õhuga teha ja mida mitte, on ju. Selliseid projekte meil ei ole plaanis teha. Et me keskendume vähemalt esialgu tõesti sellele, mida ma ka täna teen siin, et teavitus, vastame küsimustele, proovime saada teha pildi selgeks. Nii palju, kui see on võimalik, minemata detailidesse, on ju. Me näeme hästi palju, et seda alati ei ole võimalik teha, ehk et me peame vaatama neid päris dokumente, et lihtsalt küsimuse peale, kas seesama rohelise värvi näide on ju, me ei saa midagi öelda, palun esitage meile see pilt, see märgis, see väide ja siis me ütleme, kas see on lubatud või mitte, siis järelevalveasutuse vaatest. Ehk et me keskendume eelkõige alguses sinna ja keskendume ka siis vihjetele, mis meile tulevad. Ja vihjeid, ma võin teile öelda, 99% ei tee tarbijad, teevad konkurendid. Ehk siis me tegeleme sellega.
esialgu ja kui me näeme, et mingisuguses valdkonnas või kuskil on nagu see probleem suurem, et meil on vaja sinna järelevalveprojekti teha, siis me teeme selle projekti ja võtamegi siis mingisugused ettevõtted ette, et kuidagi seda, et oleks suurem mõju turul, et kui me räägime nagu ma ei tea, turismisektorist on ju, et siis oleks võimalik ka vaadata ühesuguseid turismiettevõtteid näiteks, et mitte et seda, et teeme ühe ettevõtte, justkui lahendame ühe ettevõtte olukorra ära, aga 100 on ikka endiselt mures. Et ühesõnaga jah, keskendume sellele, kus on suurem mõju ja kus me näeme, et see probleem on suurem. Täna meil ei ole sellist praktikat, et me näeks, et kuskil oleks väga suur probleem. Me näeme seda muret, mis ettevõtjatel on, et mis saama hakkab ja mis ma teha võin, aga me ei näe seda, et mingis valdkonnas oleks asjad väga halvasti. Ehk siis meil ei ole ka sellist projekti nagu täna välja mõeldud või välja otsitud. Vastasin pikemalt, kui see küsimus võib-olla eeldas, aga ma loodan, natuke selgitasin seda loogikat, kuidas me toimetame. Olgu öeldud, et järelevalveametnike ressurssi me juurde ei saanud, ehk et me peame siis üleüldse otsustama, kui me paneme oma fookuse keskkonnalaste väidete peale, siis mõnest teisest kohast me peame lihtsalt järelevalve fookust ära võtma. Eks me siin ka alati hindame selle päriselt selle nagu ohu või riski järgi tarbijatele, et kui suurt ressurssi me üldse kuhugi panna saame. Et ka see on aus välja tuua. Nii, aga liigume edasi. Järgmine küsimus on seotud siis Euroopa kestlikkusaruandlusega. Et kui ettevõtte keskkonnaväited on siis esitatud seal aastaaruandes ja need on kontrollitud tõesti sõltumatu kolmanda osapoole poolt, et kas ma võin neid siis käsitleda ka oma turunduses kui verifitseeritud keskkonnaväide? Tõesti, need kestlikkusaruandluses sisalduvad keskkonnaandmed võivad olla aluseks turundusväidetele, kuid nende kasutamine reklaamis siiski automaatselt neid kohe nagu selliseks verifitseeritud või tõeseks keskkonnaväiteks ei tee. Et me räägime, et need peaksid olema nagu tarbijale ostuotsuse tegemise hetkel ühel andmekandjal ja kergesti arusaadav, et kui näiteks on seal aruandluses info, et ettevõtte kasvuhoonegaaside heide vähenes 4 aasta jooksul 35%, siis on lubatud kasutada seda väidet, et oleme vähendanud siis 35% oma CO2 heidet, seda on võimalik tõendada TTJA jaoks siis selle aruande endaga, aga keelatud on siis kasutada ikka endiselt üldise sisuga väidet, et oleme kliimasõbralik ettevõte ja siis viidata, et aga me oleme põhjendanud seda kliimasõbralik ettevõtte olemist oma kestlikkusaruandes, kuhu tõenäoliselt tarbija kunagi ei lähe ja mis võib ikkagi olla jätta eksitava mulje, et mida see kliimasõbralik siis päriselt tähendab, et see mõte on ju see, et ma saan alati aru, see, mida ma tarbijana, et see, mida mulle väidetakse, et mida see siis nagu keskkonna kontekstis nagu tähendab. Nii. Mis tingimustel ja kas tohib kasutada taastuvenergia toodete pakkumisel sõnastust roheline energia või roheenergia? Tõesti, roheline energia ja roheenergia on oma olemuselt keskkonnaväited ja kui kaupleja soovib sellist elektripaketti tarbijale pakkuda, siis tal tuleb ka tarbijale selgitada, mida see nii-öelda roheenergia tähendab. Et tõesti tegemist on näiteks 100% taastuvenergiaga. Ja seda siis tuleks teha samal andmekandjal, et see tarbija saab kohe aru,
ahah, see roheline energia selle ettevõtja kontekstis tähendabki seda, mitte et tarbija peaks siis hakkama seda veel kuskilt välja eraldi minema otsima või et tal jääb arusaamatuks, mida see tähendab. Ehk siis tohib, aga jällegi tuleb siis selgitada juurde, mida see tähendab. Nii, nüüd on siis mitu küsimust süsinikjalajälje kohta. Et kui ettevõte kommunikeerib avalikkusele, et meie toote süsinikujalajälg on mingi ekvivalent 1 kilogrammi toote kohta, kas see on keskkonnaväide, kui ta seda tulemust teiste konkurentide tulemustega ei võrdle? Ja kui jah, siis mida ettevõte peab siis selle tõenduseks meile esitama? Aga teistpidi tahaks nagu selgust, et kas on jah või ei ole selles mõttes, et nüüd läks kellegi mikrofon jälle sisse. Ma hea meelega võtan, mul on mõned küsimused veel jäänud. Ma hea meelega võtan järjest need küsimusi ja arutan nii hästi või kui halvasti, kui me siit kamba peale suudame. Aga lähen edasi ja mida siis ettevõte selle tõestuseks peab esitama ja kas piisab raportist või TTJA soovib mingisuguseid alusandmeid, arvutuskäike veel juurde. Tõesti siis antud väite puhul on numbrilise keskkonnaväitega, mis näitabki keskkonnamõju. Ja siis ju tähtaegade ja mingisuguste nõuete ja nii edasi, et tagasiside, kas see on nagu asi, mida... Jah, aitäh, Aab. Ma loodan, või ma eeldan, et sa panid kinni. Et ühesõnaga, võrdlus konkurendiga ei ole siin üldsegi kohustuslik ja ei ole oluline selles kontekstis. Tegemist on väitega, mida siis peab suutma kaupleja TTJA-le tõendada. Nagu ma olen korduvalt öelnud, siis tõesti siin ei ole midagi teha. Igat kaasust mindame juhtumipõhiselt. Me peamegi alati vaatama, milliseid dokumente meil vaja on. Me tegelikult TTJA-s ei hakka kunagi hindama keskkonna. Meil ei ole pädevust kuidagi keskkonnaalaselt hakata ütlema, et kas see on nagu keskkonnaalaselt pädev, vaid meie vaatame, et dokumendid on olemas. Ja nende dokumentidega on võimalik seda väidet tõendada, et need ei eksitaks tarbijad, mis dokumenti meil mingitel kaasustel vaja läheb. Meil lihtsalt ei ole täna võimalik kõike need asju ette öelda ja seal ei ole ka alati ühesed dokumendid. Ehk selles mõttes tõesti me natukene hüpoteetiliselt siin peame rääkima, ärge pange seda pahaks, et me võime küsida tõesti tõestuseks dokumenti juurde, mille põhjal see number on saadud. Võime küsida arvutusmetoodikat, võime küsida, mis standardil see meetod põhineb. Me ei pruugi seda teha. Võime küsida, mis andmeid te olete kasutanud. Võime kahtluse korral vaadata emissioonifaktoreid, kõike muud, mis annaks meile selle teadmise, et see, mida kaupleja väidab, vastab tõele. Me ei kontrolli kogu seda nagu selles mõttes, me ei pane kahtluse alla selle kolmanda isiku mingisuguseid tehtuid analüüse või kontrolle või mingisugust arvutusmetoodikat. Et kui me lihtsalt näeme, et selle järgi on võimalik sellist väidet tõendada või siis see meie jaoks piisab. Täna, kuna ka direktiiv ei ole jõustunud, ei ole meil seda praktikat. Meil on olnud mõned näited olemasoleva õiguse või seaduse põhjal, eks ju, et kauplemisvõtted ei tohi tarbijat eksitada. Meil on olnud paar kaasust, mida me oleme pidanud hindama ja seal me tõesti sellesama keskkonnalase väite vaatasimegi üle arvutusmetoodika, seal oligi väide puudutas kütust, mis väidetavalt on keskkonnasäästlikum kui teised kütused ja siis me arvutasime selle metoodika üle.
kahelnud selles metoodikas, me lihtsalt tahtsime aru saada, et see väide põhineb mingisugusel nagu arvutusel või mingisugusel metoodikal või mingisugusel põhimõttel, et see ei oleks paljas suusõnaline väide. Aga see on kehtiv õigusalusel, eks ju, kuna see regulatsioon muutub, siis neid näiteid võib-olla nii palju siin lahkama ei pea, aga meil mõned kogemused on, aga me ei ole keskkonnaala eksperdid, me vaatamegi tõesti dokumentide põhjal, mida ja miks on võimalik, on tõendatud ja kas meie jaoks siis on see arusaadav. Nii, ja viimane küsimus, mis meile tuli eelnevalt kirjalikult ja siis me saame kohe minna teie küsimuste juurde. Sarnane, et kui ettevõte kommunikeerib avalikkusele, et meie toote süsinik jalajälg on 1 number ja et see on 20% väiksem võrreldes Euroopa keskmisega ja on ka viide siis allikale, kus see Euroopa keskmine pärineb, et mida siis ettevõtte selle tõestuseks peab esitama ja kas piisab tulemuste raportist või samamoodi, et kas me tahame mingisuguseid alusandmeid, arvutuskäike. Nii, siis number 1 tõesti tuleb meile esitada andmed, mille põhjal siis kaupleja on enda tulemuse saanud, mis iganes andmed need on, kuidas te selleni jõudsite, et teie toote süsinik jalajälg on just selline. Ja siis viide sellele allikale, kust me leiame need Euroopa Liidu keskmise andmed. Ja mis siin on veel oluline välja tuua, et kui kaupleja võrdleb enda tooteid Euroopa Liidu keskmisega, siis on jälle oluline see, mida ma ka juba tänase infotunni alguses mainisin, oluline on kasutatakse sama metoodikat, sest erineva metoodika kasutamine võib anda erineva tulemuse ja siis need ei ole omavahel võrreldavad ja siis lihtsalt see, isegi kui see toode on mis iganes põhjusel keskkonna hoidlikum, säästlikum ja keskkonna mõttes parem, siis lihtsalt see erinev metoodika eksitab ka tarbijat oma tulemustes, et seda ka ei tohiks olla. Nii, ma loodan, et ma vastasin vähemalt nendele küsimustele nüüd selgelt ja arusaadavalt nii palju, kui me saime, mis meile siis ette on saadetud ja mida on meie käest küsitud kogu selle tõesti pika minu meelest ülemineku perioodi jooksul. Mulle tundub, et ma oleks nagu juba aastaid sellega tegelenud, aga ma tean, ettevõtjad seda ei tunne, et see kõik on nüüd ja praegu ja kohe. Meie kodulehel on olemas KKK, mida me jooksvalt täiendame. Seal on need samad näited, aga on veel. On küsimused, mida meie käest on küsitud ja kui üks ettevõtja on küsinud, siis tõenäoliselt võib see sama mõte tulla ka mõnel teisel. Et julgustan vaatama sinna meie kodulehele. Siin on link olemas, kui ma saadan slaidid, aga kui te panete lihtsalt keskkonnaväited TTJA, kohe leiate. Ja kui hästi läheb, siis võib-olla ka tänane infopäev ühel hetkel, siis see minu jutt, eks nagu ma alguses lubasin, et kasutame ainult minu sõnu, läheb ka info meie kodulehele, et oleks võimalik järgi vaadata ja ettevõtjatel huvi korral siis midagi üle mõelda. Aga ma ütlen kohe selle nagu mõttega siia lõppu, mitte küll päris lõppu, eks ju, meie infopäev alles kestab ja kohe algab küsimuste voor, aga meie tõlgendused võivad ajas natuke muutuda, et see ka praktika kujuneb ju päriselt praktika käigus ja see, kuidas meile täna mingi asi tundub, võib-olla poole aasta pärast me saame midagi palju lihtsamalt teha, saame ise kätte mingi info, mida me täna lihtsalt ei oska veel ka, kuna me ka ju alles kogu selles protsessis oleme tegelikult uued, et see direktiiv on uus ja see, mille peale me veel ei oska mõelda, selle peale me veel täna ei oska mõelda ja meil on ka olnud mõned huvitavad küsimused, mida ma täna ei puudutanud, sain ma need üle-eelmise nädala majutusettevõtetele esinedes
millele me ka veel tegelikult ei olegi head vastust välja mõelnud, aga mida me saame KKK-sse lisada, et neid elu on lihtsalt niivõrd värviline ja igasuguseid asju tahame öelda ja ma ei tea, puhas õhk on ju Eestis. Ja ma kuidagi ei tahaks, et TTÜ hakkaks siis keelama selliseid asju, mida ei olekski nagu loogiline keelata, aga me peame natuke mõtlema need kontekstid jah üle, et kes mida ja kuidas siis turundamises kasutada saab, et mõni asi vajab natuke rohkem selles mõttes sissevaatamist, sest need on ainult küsimused, mitte praktilised näited, kus meil on, eks ju, dokumendid ees ja siis me saame hinnata. Aga ma siis praegult lõpetan selle monoloogi. Võib siis kohe jätkata, jah? Sa võid. Okay. Tere kõigile, mina olen Aleksandra Kööp Justiits- ja Digiministeeriumist, töötan tsiviilõiguse talituses nõunikuna ja tulen täna teile rääkima samast direktiivist, aga siis võlaõigusseaduse muudatustest. Et selle direktiiviga kaasnevad VÕS-i muudatused siis muudavad selliseid sätteid, mis puudutavad lepingueelselt esitatavat teavet. Ehk siis eelkõige puudutab see 3 sätet. Need on nii äriruumides sõlmitavad lepingud, väljaspool äriruume sõlmitavad lepingud ja sidevahendi teel sõlmitavad lepingud. Ja need muudatused puudutavad siis eelkõige tarbijale esitatavat lepingueelset teavet. Ja see hõlmab endas siis tasuta tarkvara uuendusi, parandatavushinnet, teavet parandamise kohta, keskkonnahoidlikke kättetoimetamisvõimalusi ja siis võetakse veel kasutusele sellist 2 uut asja nagu ühtlustatud teade ja ühtlustatud märgis. Aga nendest ma siis saan rääkida kohe ka lähemalt. Et alustuseks tuleb edaspidi teavitada tarbijat tasuta tarkvara uuendustest. Ehk siis, kui tarbija ostab digitaalse sisu või elemendiga asja, näiteks nutiseadmed või nutitarkvaraga varustatud kodumasinad, on ettevõtja kohustatud teavitama tarbijat minimaalsest ajavahemikust, mille jooksul tootja või teenuse osutaja pakub tasuta uuendusi. Aga just ettevõtjate vaatest on selle kohustuse puhul kõige olulisem see, et seda infot ta ei pea ise välja otsima, vaid tootja peab sellest konkreetselt teda teavitama. Olgu see siis ettevõtja või tootja vahelises lepingus konkreetselt kirjas või siis on tootja näiteks suhtluses ettevõtjaga viidanud ise mingile veebilehele, kus seda infot saab. Aga peaasi on see, et ettevõtja ei pea ise midagi nende tarkvara uuenduste kohta eeldama või välja otsima. Ja need siis tarkvara uuendused, mis seal selles uues lepingueelse teabe esitamise kohustuse sättes on mainitud, hõlmavad turvauuendusi ja muid vajalikke parendusi, mis aitavad tootel sisuliselt säilitada selle nõuetele vastavuse. Ja selleks loodakse veel eraldi tarkvara uuenduse mõistega võlaõigusseadusesse. Siin ma tõin ka ühe sellise näite, siis iPhone'ide põhjal, et need igasugused iOS uuendused tunduvad tihti iseenesest mõistetavad, kuniks üks hetk neid lihtsalt enam ei saa. Aga need sisaldavad tihti olulisi turvauuendusi ja üldiselt selliseid asju, mis tagavad telefoni kasutatavuse. Ja tarbija peab teadma seda, kui pikalt ta telefon päriselt kasutatav on. Ja need ei ole siis igasugused mingid mugavusuuendused, vaid reaalselt need, mis tagavad sulle siis iPhone'ide puhul selle telefoni edaspidise kasutatavuse, et ala siin tabelis on tegelikult päris hästi näha, et ala iPhone 11 puhul Apple pakub neid nii-öelda peamisi neid mingid turvauuendused, aga ka üldisi tarkvara uuendusi kuni aastani 2026. Ehk siis selle eesmärk ongi see, et kui tarbija selle telefoni endale ostab, siis ta teab ka seda, kui pikalt see telefon tal normaalselt kasutatav on. Nii, siis on selline uus mõiste nagu parandatavushinne ja see väljendab see nii-öelda konkreetne punktisumma, mis väljendab seda, kui lihtne on ostetud asja vajadusel parandada. Ja selle hinde esitab või arvutab välja tootja ja see
põhineb ühtlustatud Euroopa Liidu nõuetel ja ettevõtjal on kohustus see teave tarbijatele edasi anda. Aga see parandatavushinne ei ole täiesti uus asi, vaid see on juba olnud kasutusel eelmise aasta suvest osana energiamärgistuse raamistikust. Ehk siis, kui keegi on sellega tuttav, siis see, mis seal pildil kujutatud on, ongi see nii-öelda suurem energiamärgis ja siis see, kus on see kruvikeeraja ja mutter, väljendabki siis toote parandatavushinnet. Ja praegu esineb see kohustus ainult nutitelefonide ja tahvelarvutite müümisel. Ehk siis see on ka sisuliselt sellepärast, et kuna see parandatavushinne arvutatakse välja Euroopa Liidu konkreetsetest nõuetest tulenevalt, siis muudele nutiseadmetele seda lihtsalt hetkel ei ole. Ja see lisataksegi VÕS-i nii-öelda üldise teavitamiskohustusena, aga samas see, et see seal VÕS-is ka nüüd on, ei tähenda seda, et sellest peaks nii-öelda teistkordselt teavitama. Ehk siis, kui räägime näiteks poest, see samasugune märgis on juba toote juures olemas, siis ettevõtja ei pea veel kord üle kordama, et mis asi see parandatavushinne on ja mis skoor sellel konkreetsel asjal on. Ja siis ma tõin ka ühe näite, lihtsalt et ilmestada, et see tegelikult juba praegu eksisteerib. See ei ole uus kohustus ja näiteks, et praegu, see on siis ühe netipoe näide, et selline kujutamine vastab siis nii VÕS-i nõuetele kui ka selle määruse nõuetele, mis on tegelikult juba kehtiv eelmisest suvest alates. Ehk siis see nii-öelda lühendatud versioon sellest märgisest, mis on see ringiga tõmmatud see A, ehk siis näiteks kui sinna peale vajutada, siis see viib sind nii-öelda sellele märgise terviktekstile ja siis seal on seesama mutter ja kruvikeeraja ja see väljendabki siis parandatavushinnet ja sellega saab lugeda ka sellesama VÕS-i teavitamiskohustuse täidetuks. Aga kui parandatavushinne ei ole asjakohane, ehk siis tootja ei ole seda esitanud ja see ei ole Euroopa Liidus kindlaks määratud, tuleb esitada muu teave toote parandatavuse kohta. See tähendab siis näiteks varuosade kättesaadavust, nende hinnangulist maksumust, nende tellimise korda ja parandatavus ja hooldusjuhendite kättesaadavust, pluss siis igasugused parandamise piirangud. Aga sarnaselt nende tarkvarauuendustega, nagu ma eelnevalt mainisin, on ka siin see, et tootja peab selle teabe ettevõtjale konkreetselt kättesaadavaks tegema. Ehk siis jällegi siin ei ole ettevõtjal kohustus seda ise kuskilt välja otsida või siis ise mingeid järeldusi teha, vaid tootja peab olema konkreetselt ettevõtjale teada andnud siis mis tahes viisil, et sellised nii-öelda parandamise tingimused sellel konkreetsel tootel on. Ja sinna lepingueelse teabe esitamise kohustuse punktidesse tuleb veel kohustus teavitada keskkonnahoidlikest kättetoimetamisvõimalustest ja nendest tuleb teavitada juhul, kui need on kohaldatavad. See tähendab seda, et seda teavet peab esitama juhul, kui ettevõtja neid keskkonnahoidlikke kättetoimetamisvõimalusi üldse pakub või võimaldab. Ja see, mis need keskkonnahoidlikud võimalused on, see ei ole täpsustatud, aga direktiiv on näiteks sellised näited toonud, et ongi näiteks kaubatarbimine kaubajalgrattaga või elektrise veokiga või siis näiteks ka see, et sul on samast e-poest näiteks saadetisi võimalik ühendada. Ja see hõlmab ka selliseid juhte, kus nii-öelda seda tarnet ei paku see ettevõtja ise, aga näiteks kasutatakse mingit teenust selle jaoks Omniva või Smartpost, et kui nemad ka pakuvad selliseid võimalusi, et siis tuleb ikkagi ettevõtja sellisest võimalusest ka tarbijat teavitada. Nii. Nüüd me oleme jõudnud ühtlustatud teateri. See siis kujutab teavet. See ühtlustatud teade näeb välja täpselt selline, nagu ta siin pildil on. Ja see siis kujutab teavet selle kohta, mis on see seadusest tulenev vastutusperiood, ehk siis 2 aastat, pluss seal ühtlustatud teatel on siis praktiline teave selle kohta, milliseid samme saab tarbija astuda, kui ta on saanud mittevastava kauba.
ja selle ühtlustatud teabe esitamine müügikohas on kohustuslik, siis olenemata sellest, kas see on füüsiline pood või e-pood, aga võib-olla siis seal võib olla erinevusi selle esitamise viisis, aga sellest on natuke räägitud ka järgmises slaidis. Ja kuna tegelikult juba varasemalt on ettevõtjatel olnud kohustus tarbijat teavitada sellest seadusest tulenevast vastutusest, siis nii-öelda selle ühtlustatud teate kasutamisega loetakse ka need kohustused täidetuks, mis tähendab jällegi seda, et topeltteavitamist ei tule siin teha, et kui sa seda ühtlustatud teadet kasutad, siis nii-öelda need punktides 8 ja 9 nimetatud teabeliigid, et nende esitamise kohustus loetakse ka täidetuks. Ja kuidas seda kujutada? Direktiiv väga ei ütle mingeid selgeid juhiseid, on selline üldine juhis, et hästi märgatavalt ja seda on näidustatud näiteks sellega, et see võib olla pilku püüdvalt poe seinal või siis kassade juures ja veebimüügi korral ka sellise üldise meeldetuletusena. Et vähemalt mina saan sellest aru niimoodi, et vähemalt e-poes sa ei pea nii-öelda iga toote juurde seda eraldi panema, aga kui ongi nagu selline üldine mingi KKK või selline lihtsalt eraldi koht näiteks, mis selgitabki tarbijale tema õigusi või siis mingeid muid tingimusi, et siis see on näiteks sinna kujutatud. Ja need täpsemad nõuded sellele ühtlustatud teatele tulevad siis eraldi komisjoni rakendusmäärusest. Aga kuna ühtlustatud teate puhul on see, et selle ühtegi elementi ei saa redigeerida, ehk siis nii nagu ta on siin sellel eelmisel slaidil kujutatud, et sellisena seda peabki esitama, et siis võib-olla seal nii spetsiifilisi nõudeid sellele ei ole. On öeldud aga seda, et nii-öelda füüsilises poes see võib olla kas värviline või mustvalge, e-poest peab olema värviliselt kujutatud ja selle teate miinimumsuurus siis näiteks jällegi poes on A4, aga ta võib olla ka näiteks suuremalt. Ja siis tuleb ka ühtlustatud märgis. Ja see on nii-öelda sisaldab infot tootja lubaduse kohta, et kaup säilitab tavapärasel kasutamisel oma funktsioonid ja toimivuse kindlaks määratud aja jooksul. Ja sellist garantiid peab tootja pakkuma ilma lisakuludeta ja rohkem kui 8 aastaks. Sarnaselt jällegi nagu selle tarkvara uuenduse ja selle info, mis sa toote parandatavuse kohta esitad, et ka siin peab tootja selle teabe kättesaadavaks tegema. Ehk siis taaskord seda ei pea ise otsima, vaid tootja peab olema kindlalt öelnud sellele konkreetsele ettevõtjale, et ta sellist garantiid pakub. Ja siin on oluline ka need selle vastupidavusega seotud müügigarantii tingimused, et see peab olema ilma lisakuludeta ja rohkem kauemaks ajaks kui 2 aastat. Ehk siis kui näiteks tootja annab ettevõtjal teada, et ta pakub mingit lisagarantiid raha eest, siis ettevõtja sellest tarbijat vähemalt mõissi järgi teavitama ei pea. Ja siis lihtsalt tõesti on oluline see, et ei pea ise infot selle kohta otsima, vaid sellest peab tootja eraldi ikkagi teada andma. Ja kuidas seda kujutada, seal kasutatakse sama märksõna nagu hästi märgatavalt, aga siin on see lisatingimus, et see ühtlustatud märgis peab olema seostatav selle konkreetse kaubaga. Ehk siis kui ühtlustatud teadet sa saad panna nii-öelda üldiselt kuskile näiteks, kui me räägime füüsilisest poest, siis sa lihtsalt paned sellele kuskile poes, kus on see hästi märgatav, siis ühtlustatud märgis peab olema seostatav selle konkreetse tootega, mille suhtes seda pakutakse lihtsalt sellepärast, et tarbijatel ei tekiks segadus, et näiteks, et see lisagarantii kehtib ka tootele, millel seda tegelikult ei ole. Ja siin on direktiiv toonud jälle selliseid näiteid, et nagu saab seda panna otsekaubapakendile, esitada see näiteks hästi märgatavalt riiulil, kus asub sellise garantiiga hõlmatud kaup või siis internetimüügi puhul on sarnaselt selle energiamärgistusega see, et ta saab olla ka nagu selle konkreetse kauba pildi kõrval. Aga näiteks füüsilise poe puhul saabki tuua selle näite, et kui sul on konkreetse
tootja mingi konkreetse mudeli tooted näiteks ühe riiuli peal, et siis sa ei pea nendele individuaalselt seda märgist panema, vaid näiteks sa panedki selle ühe riiuli peale, et sellest peaks olema juba selge, et kõik selle sama mudeli tooted on selle vastupidavusega seotud müügigarantiiga hõlmatud. Ja siin on samuti asjakohane see eelnevalt mainitud rakendusmäärus, mis siis sätestab konkreetsemad nõuded selle kujutamiseks. Nii palju on öeldud, et see märgise suurus siis füüsilise müügi puhul peab olema vähemalt siis 95 × 100 mm ja ta võib samuti olla kas värviline või mustvalge, aga siin ka sarnaselt sellele teatele, et ta peab olema internetis kujutatud värviliselt. Aga selle ühtlustatud märgisega on keerulisem see, et seal on ka sellised redigeeritud elemendid, kuna see märgis on sõltuv konkreetselt tootjast ja sellest ajast, kui pikaks ta seda garantiid pakub. See on seal ennevalt mainitud määruses ka kõik välja toodud, aga näiteks redigeerida saab siis selliseid elemente, kus on see XX, ehk siis seal on see konkreetne aastate arv, kui pikaks ajaks tootja seda garantiid pakub, siis on konkreetne bränd või trademark ehk siis tootja nimi ja model identifier, mis on selle konkreetse tootemudeli tähis. Ja siin on seal määruses tuleneb ka see, peab kasutama konkreetset fonti. Ja seda ühtlustatud märgist on veel, seda kasutamist on täpsustatud veel internetipõhise müügi puhul. Ehk siis seda sarnaselt nagu seda energiamärgist, mida ma enne näitasin, saab kujutada ka sellises pesaaknas. Ehk siis sa pead kasutama seda, mis slaidil välja toodud on, seda väiksemat versiooni, kus on siis ainult peal see, mitu aastat see garantii kehtib. Aga siis näiteks, et kui sa lähed hiirega selle märgise üle või siis vajutad sellele peale, et siis ta peaks samamoodi kujutama seda suuremat märgise, põhimõtteliselt seda kogu disaini. Nii. Okei, päris kiiresti. Muud olulist võib-olla selle kohta veel mis seisus need võlaõigusseaduse muudatused on, et need on hetkel võetud Riigikogu menetlusse, aga esimest lugemist ei ole veel toimunud. Ja kuna see on kõik üks ja seesama direktiiv, siis need muudatused peaksid jõustuma 27. september 2026. Kuna ma jõudsin nii kiiresti kõik räägitud, siis ootan küsimusi, kui neid on tekkinud sinna Teamsi. Aga siis mingi hääl hakkas nurgast rääkima. Et kui meil küsimusi ei ole, siis me planeerisime, et äkki tuleb, äkki läheb kauem, arusaadav, et ei pruugi olla. Kaks varianti, kas kõik on selge või midagi pole selge või tegelikult need otseselt ei puuduta hetkel nii palju, või võib-olla oli keskkonnaväidete puhul töölauda. Igatahes olge siis hoiatatud, et muudatused tulevad ja päriselus kindlasti neid küsimusi saame koos TTJs ka hakata siis lahendama. Aga siis mina tänan kõik, kes täna osalesid, kõik, kes järgi kuulavad. Ja 40 minutit on praegu maast leitud. Nii et järgmiste kohtumisteni. Head aega!